Nii, aga võtame siis esimese hirmu. Ma kogen pidevalt vaimset vägivalda, on see siis kodus, tööl, kolleegide keskel, sõprade keskel, naabritega, kus iganes sa koged vaimset rõhumist, vaimset vägivalda, siis tegeleme nüüd selle hirmuga. Ma, ma kogen pidevat vaimset survet, vaimset vägivalda. Ja nüüd siis vaata ja mõtle, kes on siis need konkreetsed isikud, kes sulle seda vaimset vägivalda põhjustavad. On need vanemad, on need sinu õed-vennad, on ta sinu abikaasa, elukaaslane, on ta kolleeg, ülemus, ülemused. Et kes on see isik, kelle suhtes sa tunned, et ta osutab sulle vaimset vägivalda või et sa koged temaga vaimset vägivalda. Ja nüüd mõtle seda mõtet, et ma tunnen tema suhtes vaimset vägivalda. See inimene on minu suhtes vaimselt vägivaldne. Ta kogu aeg avaldab mulle survet. Ma tunnen, kuidas kogu aeg ta minu suhtes on äkiline, ta ründab mind, et see inimene on minu suhtes vaimselt vägivaldne. Ja nüüd saada see mõte oma peast tunnetuslikule tasandile, südamepiirkonda ja lihtsalt tunne seda. Et kui sa enne mõtlesid, siis nüüd sa tunned seda tunnet. Lihtsalt tunned. Ja nüüd sa lükkad selle oma kehast välja enda ette meetri kaugusele ja meetri kõrgusele põrandast ja annad sellele käskluse kujusta. Mis iganes kujutis tekib, on õige. Kõik, mis tekib, on õige. Ja kui sa näed selle kujutise tekkimist, siis anna sellele käsklus. Ma tänan sind. Ma palun vabandust. Ma armastan sind. Muutu. Kui sa näed selle kujutise muutumist, siis vabasta see. Ja mine uuesti pähe ja mõtle, kas see hirm on alles. Nüüd tekib võib-olla sul äkki mingisugune seos sellega, mis on isiklik, ehk siis isiklik emotsioon. See inimene, kes osutab mulle pidevalt mingisugust survet, vaimset vägivalda, tekitab minus allasurutuse ja valusaid emotsioone ja tundeid. Et ma tunnen, et ma ei ole mitte keegi, ma ei ole piisav, et see inimene kogu aeg alandab mind ja ma tunnen ennast halvasti. Ehk siis selle inimese käitumisest ma tunnen ennast halvasti, et ma ei ole piisav, et ma ei ole tahetud ja see teeb mulle haiget ja ma tunnen ennast halvasti. Ehk siis mõtled neid mõtteid ja nüüd saadad kogu selle mõtete müra tunnetuslikule tasandile, südamepiirkonda ja tunned seda kõike. Ja nüüd lükkad selle oma ringkerest välja enda ette meetri kaugusele ja meetri kõrgusele põrandast ja annad käskluse kujusta. Mis iganes kujutis tekib, on õige. Kõik on õige. Ja nüüd ütle sellele kujutisele, ma tänan sind. Ma palun vabandust. Ma armastan sind. Muutu. Ja kui sa näed selle kujutise muutumist, siis vabasta. Mine uuesti korraks pähe, kontrolli, kas seal on veel midagi, mis selle
vaimse vägivalla, vaimse terroriseerimise, vaimse allasurutusega seoses midagi veel pinnale kerkib. On seal mingi hirm veel, on seal mingi mõte, mis iganes seal pinnale kerkib, pane see mõte sõnadesse ja siis saada see tunnetuslikule tasandile. Tunneta. Siis lükka südamest välja, enda ette, anna käsklus kujusta. Kui tekib kujutis ja sa näed seda kujutist, siis ütled kujutisele: ma tänan sind, palun vabandust, ma armastan sind, muutu. Et see olukord, mis oli, muutuks. Ja kui sa näed selle muutumist, siis vabastad. See harjutus on pärit indiaani suguharust, kus Ameerikas oli üks väga raske kinnipidamise asutusega psühhiaatriahaigla. Ja seal olid põhimõtteliselt kinnipeetavad kõige hullemad ja kõige raskemate kuritegudega. Loomulikult ei jäänud seal psühhiaatriahaiglas personal pidama, sest patsiendid olid hullud ja personali närvid ei pidanud selle tööle vastu. Ühel päeval sattus sinna indiaani juurtega psühhiaater, kes istus oma kabinetti maha, vaatas kõikide patsientide lood läbi ja lahendas kõik patsientide probleemid sellesama Ho'oponopono harjutuse abil. Selle tagajärjel osad patsiendid vabanesid haiglast, personal jäi pidama ja sellest sai üks väga hea maine ja kvaliteediga psühhiaatriahaigla. See harjutus tundub veidi kummaline, aga ta töötab väga tugeval energeetilisel baasil. Et kui sa tahad oma elus midagi muuta ja muuta seoses teiste inimestega või isegi aidata teisi inimesi või muuta teistes inimestes midagi, siis see on energeetiline harjutus, mis aitab sul muutusi oma reaalsuses ellu viia. Nii et harjuta, praktiseeri. Ma olen seda oma elus päris palju kasutanud ja see harjutus on teinud minu elus päris palju suuri muutusi.